Robin Rilla. Karl-Robin Rillo, et 2 eelmist sõitu oled sa võitnud, seekord jäid sa mõlemast sõidust teiseks, et kas sa lasid Kevini ette? Ei lasknud, ta oli kiirusega, seekord oli lihtsalt üle ja teises sõidus andsin talle, suutsin pool sõitu võidelda ja anda talle hagu, aga kohe, kui ta mööda sõidutee leidis, siis ma nägin, et ei suutnud temaga seekord tempot hoida ja oli ta seekord üle ja peab au andma. Esimeses sõidus sa lükkasid ka Briti kõrvale teelt, et kus see juhtus, kas see tuli kogemata või oli see juba niisugune teadlik? Eks võistlusolukorras on niisuguseid asju raske hinnata, et ta teadlik kindlasti ei olnud, see ei olnud mu eesmärk, aga ma ütleks jah, et võistlusolukord ja kahjuks läks nii, aga tõesti ei taha ennast süüdistada selles olukorras, sest võistlusolukord. Nüüd olete Keviniga nagu põhimõtteliselt 2 eestlast, kes kogu aeg sõidavad testilt teist ära ja lausa 20 sekundiga, et kas see tähendab seda, et me nüüd rahvuste krossile läheme välja selleks, et võtame ka esimese rahvuste krossi tiitli? No kindlasti, aga ega ta ei tule lihtne olema, aga eelmine aasta Heerdes saime selle poodiumi maitse Mokka peale, nii et kindlasti oleme janusemad kui eales varem ja tiim on väga tugev. Kui sinul on olnud siin viimases 3 sõidust 2 esikohta, kas see tähendab seda, et see järgmine aasta oled ka ründajate maailmameistri tiitlit? Jaa, kindlasti, aga oli ka plaan see aasta, aga Hoavarrest võib ka pauk tulla Luuavarrest ja ei läinud see aasta nii, aga järgmine aasta oleme kindlasti platsis. Mis etappidest veel osa võtad ka? Nüüd järgmine plaan on Pärnu Eesti meistrikad ja peale seda on juba Prantsusmaal üks suur festival, Ponteva kestvussõit, mis toimub siis ühes Prantsusmaa väikelinnas ja terve linn on kinni pandud, 12 tundi sõitu on kokku tiimide peale, niisugune väga-väga kõva üritus, kuhu tulevad maailma kõik parimad igalt poolt kokku, nii et see. Aga viimasel MM-etapil ei osale? See on veel lahtine plaan, et kokkuvõttes mul midagi püüda ei ole, et kuna ma mitut etappi see aasta ei sõitnud, siis vaatamegi puhtalt, et kas see sõidukogemus ja trenn tasub ära vastavalt sellele logistikale ja kõik, mis see mängiks rolli, kuna see on ka tegelikult lähedal rahvuste krossile. Aga tänud sulle, edu! Aitäh!